kaunil septembrikuu päeval tulnud Pärnusse ja tahaksin rääkida sellisest populaarsest teemast nagu empaatia. Miks populaarne? Sellepärast, et vaadata just Euroopa ja veidi Ameerika just nimelt teadusuuringuid, siis väga populaarne on vaimufilosoofia, vaimuteadused ja see empaatia sõna jookseb igalt poolt läbi. Võib-olla taustaks minu lugu, milles ma doktoritööd teen, ei ole nüüd otseselt seotud vaimufilosoofiaga, vaid ma olen üldse jõudnud empaatia küsimuseni kunstist. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks ma siin kaunite kunstide filosoofia seminaril osalen. Taustaks nii palju, et ma olen õppinud varem Eesti Kunstiakadeemias interaktiivset multimeediat. Selles on nüüd tortsu aega möödas ja ma uurisin võrgukunsti ja võrgugaleriid ja kuidas on kunst just esitatud internetis ja kuidas vaataja peaks siis selle kunsti vastu võtma, üldse selle võrgukunstiga suhestuma aasta 2003. Nagu näha, ajaloolises mõttes 10 aastat ei ole ju mingi pikk aeg, lausa eile. Aga kas enam tänapäeval üldse sellised uuringuid tehakse, on kahtlusel. Võimalik, et see on jäänud väiksema ringkonna pärusemaks. Ja peale magistriõpinguid hakkas mind huvitama üldse uue meediakunstide teooria. Selles leiduvad küsimused ja ma jõudsin otsapidi esteetikasse. Mis on see kogemus, mida me uue meediakunsti puhul ikkagi kogeme? Ja kas selles kogemuse sisus on ka midagi sellist, mis võiks olla päris uurimist probleem doktoritööle? Ja nii astusin ma Tallinna Ülikooli sisse. Minu juhendaja on professor Tõnu Viik. Ja alustasime siis tõesti üldse kõige primaarsetest esteetika teooriatest, kuidas seda mõista, saad järgnevalt esteetilise kogemuse juurde ja siis ma leidsin, et tegelikult kas see ei ole üks selline probleemi koht uurida empaatia esteetilises kogemus. Ja nii ka te näete siin seina peal tegelikult doktoritöö teemat empaatia kogemus fiktiivse subjekti suhtes. Ja fenomenoloogiline analüüs tähendab siis seda, et kus kasutab fenomenoloogilist meetodit. Teema, nagu ma ütlesin, väga lai, võib seda vaimufilosoofias, psühholoogias, filosoofias, kunstiteoorias erineval nurga alt kasutada. Kuid täna ma tahaksin rääkida võib-olla kõige lihtsamatest asjadest, mida üldse saab empaatiaga rääkida. Eriti kui me mõtleme seda fiktiivse subjekti ehk kunstiteoses kujutatud subjekti suhtes. Ja ma valmistasin väikse struktuuri ka ette, millest võiks siis täna rääkida. Kõige lihtsamad mõisted oleks siis selle probleemi juures läbi räägitud. Ja nagu ma ütlesin, et teema on oluline, seda on hakatud uurima erinevate distsipliinide poolt. Selle juurde ma tulen natuke ka tagasi, selgitan. Siis ma annaks omapoolse empaatia mõiste, nagu teadagi tänapäeva interdistsiplinaarses maailmas neid mõisteid puudub palju, iga asja tahetakse defineerida. Kuid minu hoiak selle suhtes on, et äkki ei peagi kõike defineerima, vaid võiks lihtsalt nagu väita. Siis miks on vaja empaatiast üldse rääkida? Sest eriti kunstifilosoofia hulgas, kas see nagu üldse on mõtet sellest, sellepärast, et peetakse, et empaatia see on ju nii lihtne, et mina vaatan sind, sina vaatad mind, ma näen su tundeid ja järsku ongi selle hetkel ma elan neid tundeid läbi. See on nagu meie kahevaheline selline kogemus ja ongi empaatia toimunud, väga lihtne. Siis järgnevalt ma selgitakski, mis vahe siis on selles fenomenoloogia, mida mina uurin ja mis on peegelneuronid, mida siis iga praktiliselt teadvaramine
keerult võib täna leida. Kuigi ma võin etteruttavalt öelda, et ma olen 4 aastat tegelenud selle fenomenoloogilise poolega, nagu väitsin ka professor Tõnu Viigiga, ja ikkagi ma kaldun sinna vaimufilosoofiasse ja peegelneuralite maailma, siis tundub, et inimene juba on nii kompleksne, et ainult vist ühe meetodiga sellist laia teemat ei saa uurida. Praegu ma olen valmistamas ühte teadusartiklit, mis peakski võrdlema siis fenomenoloogilist meetodit ja vaimufilosoofiat. Et kuidas siis üks või teine distsipliin läheneb empaatia probleemile. Ja seda ikkagi jätkuvalt ikkagi kunstikogemuses, sest mõlemad nagu siis ma räägin ka natukene ajaloost. Siin võib-olla ma võin laskuda natuke liiga filosoofilisse juttu, aga miks ka mitte. Ma näin need asjad selgeks teha ja kui järgmine kord kas mõnda raamatut lugeda või filmi vaadata, mõelda, et ahaa, päris huvitav lähenemine, ka nii võib näiteks võtta vastu kunstiteost ja üldsegi mõelda vaataja retseptsiooni küsimust. Siis millest üle ei saa empaatiast on mina, sina, meie, kõik need samad küsimused. Ja siis ma toon oma sellise uurimisprobleemi välja, et mis on empaatia, kuidas seda mõistame, mis on taju. Et nagu olete juba aru saanud, et nii lähen kunstigalerisse, seal on kujutatud portree maal, ma ju näen seal kedagi inimest, ma ju tajun, et noh, et kas see ongi siis empaatia. Ei, see ei ole empaatia. See on taju fenomenoloogia. Ja lõpus püüaks täna olla natuke praktilisemad. Ma toon neid näited, et koos mõelda, kuidas siis on olla teise nahas ja teise kingades käia, nagu on ka defineeritud empaatia. Siin on üks väike joonistus, see on nagu klassikaline arvamus, et kaks nagu sõprad kokku ja ühel on mingisugune õnnetus juhtunud nool selga ja siis ja ma saan täpselt aru, mida sa tunned, aga tegelikult sa ei saa midagi aru. Miks? Üks põhjus, nagu ma ütlesin, hakkasin uurima, et hakkasid sellised uued ja interaktiivsuse ja kõik teoreetilised probleemid huvitavad, kes on see teine, kellega me suhtleme interaktiivse kunstiteose vahest, teine kaob üldsegi ära või teda ilmub mingil määral, siis kas üldse meil on midagi nagu sellele maailmale öelda, kus me kogeme, kuid nüüd ma mõistan, et tegelikult läbi empaatia probleemi meil on võimalik aru saada iseendast ja näha tegelikult, kui egokesksed oleme ja kuidas me määrame erinevaid otsuseid, samuti nagu maitseotsuseid, millest rääkis Immanuel Kant, ainult enda subjektiivsest maitsest. Kui tegelikult, kui vaatame meie intersubjektiivset maailma, kus me tegutseme koos teistega, siis tegelikult kõik meie otsused on ka seotud teistega. Siis nagu ma väitsin ka, et traditsiooniliselt mõistetakse empaatiat kui millegisse sisseelamist, sissevaatamist, kaasa tundmist. Jällegi ei julge vastu väita, kui ma vaatan peeglisse, kas see on empaatia, kindlasti mitte. Et teema väga lai ja samas küllaltki nagu huvitav, mida võiks nagu mõelda. Just nimelt selle tänase kultuuriruumi positsioonil. Et miks ühted inimeste arvamused nii domineerivad, teised mitte. Et kas see ongi siis selline nagu meie maailmast, nii nimetatud, see on elumaailma, teda fenomenoloogiline mõiste, kas see tuleb nagu sellest välja, et see peabki olema, et me liigume kaasa, kus üks subjekt domineerib ja selle järgi hakatakse siis teatud kogukonna arvamusi rakendama. Siis, nagu ma ütlesin, meetoditest. Ma ei tea, kui palju teist teab, mis on see fenomenoloogia. Psühholoogia on juba teadagi, uurib käitumisi, kuidas me nagu suhtleme üksteisega, mis tunded me vallanduvad. Psühholoogias uuritakse sedasama empaatia probleemi
mehe, naise, ema, lapse empaatilised kogemused, kui empaatia võimelised me üldse arenenud. See on see siis, mida mina isiklikult olen kõik välistanud, et see teema väga laiaks ei lähe, kuid samas inimeste vahelised suhted on ju üks primaarsemaid, et lugeda ja uurida saab kindlasti. Aga nüüd, kui ma räägin kunstikogemusest, siis fenomenoloogiat, mis uurib otseselt kogemuse sisu, et mis meil siis selles kogemuses toimub. Ma panin sinna Erlebins, sest praktiliselt fenomenoloogia on saksakeelne distsipliin ja siis lähtuvalt siin presentatsioonis on enamik mu pandud sugulisse saksakeelsed väljendid, on ka prantsuskeelsed, hiljem on fenomenoloogiat siis prantsuskeelsed hakatud käsitlema. Ja väike vahemärkus, et ma olen päris palju ennast täiendanud Roomas, kus on väga tugev fenomenoloogia uurimiskoolkond, ütleks kohe välja kujunenud aastatega. Ja on subjektiivsuse uurimise instituudid ja ei ole see üldse niimoodi, et on inimesed käivad koos ja mõtlevad, et see on nüüd see mingi esteetiline kogemus või see on nüüd see mingisugune eetiline probleem ja vaatame, mis siis nüüd selles inimeses toimub. Et tegelikult alustatakse selle kõige uurimist inimesest endast, kes on inimene. Et miks ma nagu vastu vaidlen vaimufilosoofiale ehk need, kes uurivad, mis inimese ajus toimub, et me ei saa võtta inimesi kui masinaid. Me oleme küll psühhofüüsilised isikud, meil on meie keha, me tunneme, kui me katsume. Meil on tunded, mis meist ka elavad. Aga samas on veel midagi. Kes oskab öelda, mis see veel on midagi? Ja seal samas nagu Roomas uurimisinstituudis tehti alguses selgeks, et võtta inimest kui psühhofüüsilist vaimset subjekti. Me oleme kõik orienteerunud, et midagi me loome, me suudame aru saada loomest, meie mõistus ei ole kui masin, mis töötab lihtsalt kui mingi mehhanism, vaid see on see meie vaimne kogemusväär, milles seesama psühhofüüsiline inimene elab ja siis ta elab läbi oma hirmusi, õnnetunne, tunneb ilu millegi vastu, valu, füüsilist valu, kannatust valu. Et see fenomenoloogia põhimõtteliselt on inimese kogemuse või inimese kui terviku hoolimine. Ja ma ütlen, et see on üks esimene oluline moment, mida ka empaatia puhul, eriti kunstikogemuse puhul mõista, et mina, kui ma olen vaataja, ma vaatan kunstiteost, ma olen seesama psühhofüüsiline isik, kui mul on tunde, et ma olen mingi vaimne sfäär, et ma saan aru, et see on kunstiteos, mitte see ei ole ainult mingi lõuendlik film seal juures. Nii et, aga mis siit on nagu oluline meelde jätta, et põhimõtteliselt on need 3 primaarselt siis erinevad meetodid, mis uurivad empaatia probleemi. Ja empaatia probleemi 2 isiku vahel. Ja nüüd viimasel hetkel, see minu uurimus on fenomenoloogia ka vaimufilosooфia, kus üks isik enam ei ole psühhofüüsiline, vaid ta on fiktiivne. Nii et aga seda ma täpsustan ka. Siin on siis minu enda poolt antud üks empaatia definitsioon. Teise isiku tunnete läbielamine kaudsel viisil. Me ei saa kunagi otseselt teada, mida teine tunneb. Sest me ei ole teise kingades ja me ei ole mitte sees. Me saame kaudsel viisil endas samal ajal hetkel, kui ma kohtun või näen, ehk see ma panin just nimelt 200 või 2. Et see on kogemus. Ma näen teist enda vastu. No see ei tähenda nüüd otseselt minu jaoks näputõrgunuga eemal ja näiteks, miks ka mitte, mul helistab sõber, ta on näiteks vend on autoõnnetuses surma saanud, helistab telefonis. Ma näen tegelikult, ma tean, milline mu sõber välja näeb, kui ta helistab seda. Nii et ta ei pea alati reaalselt füüsiliselt ka olema, et minu fantaasia loob selle ihu, nagu öeldakse. Teise ihu, minu sõbra ihu, ma tean, milline ta välja näeb ja ma saan aru, see on sõber, kes väljendab siis oma kaotusvalu.
Kui ma väitsin, et empaatia probleem on saksa koolkonnast põhimõtteliselt välja kasvanud 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses, just nimelt kui hakkas väga aktiivselt Saksamaal levima fenomenoloogia. Kuid kui ma nüüd tegin just nimelt kunsti- ja kultuuriuuringud, võiks öelda kunsti- ja filosoofia uuringud, siis tegelikult terve kultuurilugu on täis erinevaid empaatia käsitlusi, lihtsalt selle definitsiooni ei olnud. Ja üks esimesi mõtlejaid oli loomulikult Aristoteles, kes on kirja pandud tema poliitikas, kus ta mõistis, et me kõik tegutseme kogukonnas ja kõiki oma otsuseid teeme täpselt nagu kogukonnas oma tegutsemise põhjal. Kuigi ma arvan, ma ei ole küll uurinud, aga mõningaid artikleid lugenud, et idafilosoofias oli palju enam see teema käsitlusel juba mitmeid sajandeid enne Kristust. Siis üks ilusamaid teoseid, ma võiks öelda, on Augustinuse Pihtimused 4. sajandil, kus ta otseselt räägib ju empaatia probleemist, suhtleb Jumalaga ja tal on kõik see, et ta ei saa enne rahu, kui mina olen temas ja tema minus. Ja tegelikult, kui võtta näiteks Uut Testamenti, on ju samamoodi öeldud, et Kristus ütleb, et armasta oma ligimesi nagu iseennast, ka võib öelda, et pühakirjas on sees empaatia probleem, kuigi seda mõistet veel ei ole, sest kui alles 19. sajand. Siin vahepeal võib rääkida kirjandusloost, Dante jumalik komöödia, kõik osad. Dante minategelase suur armastus Beatrice'i vastu. Kõik need kirjeldused, ta räägib tegelikult sedasama lepp, tema ees on Beatrice, kas reaalselt või kujutluses, kui ta elab seda läbi ja ta kirjeldab täpselt seda läbi elatud ja see saab temas elavaks. Mis asi saab elavaks? See sama tunne, mida ta tunneb. Nüüd ma panin siin ühe mõtleja, keda ma tõesti soovitan lugeda, Max Scheler, ja tema on kirjutanud mitu head raamatut sümpaatiast. Kuid sümpaatia ei ole empaatia. Sümpaatia tuleb alles peale empaatiat. Kui meie vahel on olnud empaatiline kogemus, siis me võime alles öelda, nüüd ma saan aru, et ma tunnen sulle kaasa või ma kaastunne. Või see inimene on mulle sümpaatiline. Aga kindlasti ei saa neid samaväärselt. Jällegi üks selline fenomenoloogia aru, kus on väga palju kirjeldatud sümpaatiast ja empaatiast, kas need on üks või erinevad, kuid mina siinkohal eriti vaadates fiktiivsete subjektide suhtes on need kindlasti kaks erinevat ja olen teinud oma uuringus, et tegelikult empaatia tulemusena tulevad meil igasugused kaasatundmised ja kaasamõtlemised ja sissevaatamised ja sümpaatiad. Nüüd Edmund Husserl, kes siis tegelikult kirjutas lahti, ta ei ole küll rajaja, aga kirjutas lahti kogu fenomenoloogilise meetodi, tema transcendentaalne filosoofia ja millest tema räägib? Temal on see, et olen mina ego, mina siin ja teine minu vastas. Aga reaalesib. Ma pärast sellisitlan seda täpsemalt. See on üks sükene võib-olla tänase loengu kõige raskemat moment. Aga miks mitte natukene kuulata Edmund Husserli filosoofiast ja siis pärast oma kunstikogemusest rakendada. Järgmine, kellest ma ka räägin pikalt, on Edith Stein, kes oli Edmund Husserli õpilane. Tema elulugu tasub täitsa lugeda. Tema doktoritöö oli konkreetselt empaatia probleemist. Tema tõi siis välja selle vaimse subjekti. Kui ma mainisin siin, et ma olin Roomas uurimiskeskuses, siis just nimelt ma Edith Steini uurisin. Loodan, et mul avaneb võimalus seda edaspidi teha. Ja võib-olla siis Prantsusmaalt Merleau-Ponty, interkorporiteet, täpselt samamoodi ilude vahelisus või üks empaatia probleem, aga nüüd ma võib-olla räägiks nendest kolmest veidi lähemalt. Nii siis,
Edmund Husserl, siis ma panin kuupäevad ka sinna, või vabandust, aastaarvud, et millal ta siis elas. Ja nagu ma ütlesin, et on empaatia kahe isiku vahel. See saab toimuda niimoodi, et kui me kogu oma loomuliku maailma paneme sulgudesse, meie, mina ja sina seal sulgude sees, ja vaatame kõike seda maailma peale, siis seda sulustamist, et ma nimetan seda reduktsiooni. Ja selles samas reduktsioonis või seal selle, mis jääb väljapoole sulguseid, on siis see empaatiline maailm. Mida see tähendab? Mis asi on sulustamine, kuidas ma võtan mind ja siin sulgudes? Tema jaoks loomulik maailm on kõik see maailm, kus me siin praegu elame. Fenomenoloogiline maailm on see, kui ma mõtlen juba millegist transcendentset, väljapoole mingit ideaalsetest objektidest, ütleme näiteks mingi muusikaline objekt. Ma võin ka muusika kuulamist näiteks, mitte ainult seda empaatilist mina ja sina sulustada, vaid näiteks ongi nii, et ma olen kunstisaali või vabandust muusikasaali, kuulan meloodiat, ma välistan kõik, mis tuleb nagu ümbritseas, ma sulgen oma silmad, ma ei vaata ei muusikat ega midagi, vaid puhas meloodia, siis see tähendabki seda, et ma olen kogu see loomuliku maailma sulgudesse pannud ja vaatan siis, mis jääb peale seda, et saada puhast muusikalist kogemust. Empaatia korral töötab samamoodi, et me paneme nagu kõik see, mis meie loomulik mina on, tema kasutab seda sõna ego sulgudesse ja vaatame, mis jääb peale seda. Et siis peaks jääma meil mingi puhas tunne. Kas see on siis ilu, kas see on see valu, millest me siin empaatias räägime, või mingi muu armastus. Aga lihtsalt ei ole see nii lihtne, vaid ta kasutab apresentatsiooni, mis on tõlkimatu eesti keelde, ehk see võib olla midagi kui nagu eeltajumist või taastajumist see mõistuse juures. Ja ma kirjeldasin lühidalt lahti, et mida siis sellel mõelda on. Apresentatsiooni korral teine on mulle konstrueeritud transcendentaalselt läbi elavaid nii elavilu. Jällegi on see, et me ei võta teist kui lihtsalt mingi füüsilist lihatükki, vaid me näeme teda visuaalselt. Me näeme, et ta on meie ees, samas me näeme teda elavalt, ta elab, ta ei ole lihtsalt kui mingi kivi. Ja see transcendentaalselt tähendabki, et ta on mulle antud väliselt, ta on nagu minu ees olev keegi teine. Ja kui ma näen, et on näiteks rõõmus, mis see nägemine kui kogemus, see tähendab, et ma nagu reaalselt elan taga kaasa ja ma haaran selle rõõmu endale. Jällegi tema tõigi selle, et kunagi ei saa siis seda läbi elamist ehk empaatiat võtta kui otsest, vaid see on kaune läbi elatud kogemus. Ja ta tõi veel väga huvitava momenti sisse, on see, et alati see empaatia kogemus, kui me kogeme, et see ei saa olla nagu, et alati üks ja sama, alati iga kord, kui me kohtume, meil tekib mingisugune empaatiline moment, et see on alati erinev. See ei ole kunagi üks ja sama. Täpselt samamoodi me väidame, et me lähme näiteks, võtame raamatu kätte ja me loeme iga kord teda erinev, kuigi sisu on sama, tegelased on sama, kuid see oleneb jällegi minust endast. Meie tunded, meie meeleolud ju muutuvad ja see on nagu loomulik. Ja tema ütles, et see on oluline arvestada, et ei saa võtta, et me alati tunneme sama kaotusvalu. Ei ole, see on erinev ja vahest me ei saagi aru, et see on kaotusvalu, et peab sõber mitu korda ütlema, et kuule juhtus mingisugune õnne, et me oleme nii mõtteid täis. See oli ka see, mis ma alguses viitasin, et võib-olla tänasel päeval liigigi vähe empaatiale pööratakse tähelepanu. Nii, siis veel üks oluline asi on alati see kogemus kuulub mulle ja teisel on teise kogemus, aga empaatia me vaatame alati nagu mina positsiooni, et mina räägin ikkagi oma empaatiast. Mina ei saa öelda, et kas sinul on praegu empaatia midagi võita. Et sellega ma ei saa manipuleerida. Kuigi ma ütlen, see on jällegi vaimufilosoofia üks väga olulisi küsimus, manipulatsioon teiste mõtete lugemine. Ja siis ma võtsin ise kirja, et kui tegelikult niimoodi rääkida sellest raskeks mõistsest presentatsioon, see ei ole muud midagi kui teatavat sorti ilmnemus, teise isiku ilmnemus mulle koos tunnetega, keda ma siis enda eest tajun. Siis Edith Schein. Samuti ma panin sinna tema daatumid. Nagu ütlesin, ta oli Husserli assistent ja
ta praktiliselt kirjutas kõik tema manuskriptid ise, kus oli märkmete põhjal ja siis ta noppis, et tegelikult seda intersubjektiivsus oli kahe isiku vahelise suhte ja empaatia probleemi ja temaga päris palju puudutas sümpaatiat. Just nimelt tema astus vastu Scheelerile. Ja siis ta lõpuks, kui doktorantuuri astus, siis ta võttiski seda empaatia probleemiks oma magnum opuseks ja kaitses 1916 Freiburgi ülikoolis. Mis siis oleks oluline Edith Steini järgi endal selgeks teha? Esiteks on muidugi see, et empaatia on alati inimkogemuse uurimine. Ta ei nimetanud teist kellegi umbmääraseks teiseks, nagu õigusel, ega ka näiteks alter egoks, hilisemast prantsuse koolkonnast Levinas näiteks. Vaid see oli võõras mina, ta on mina, aga nagu samas ei ole ka. Ta nimetas, et see on nagu võõras mina, kes on minu vastas, kellega ma kohtun ja kellega ma kohtun just nimelt ühes kogemusfääris. Tema tõi sellise sfääri mõiste, et me võtame seda nagu ühine selline elumaailm. Kultuuriline ja sotsiaalne maailm, kellega me siis kohtume. Siis veel, alati ta nägi empaatias seda, et kui ma vaatan teist, teine vaatab mind, alati ma näen tegelikult midagi iseendast. Sest ma ei saa vaadata teise näiteks rõõmu, ma näen, teine näeb mind, et ma olen rõõmus sellele ja samas see rõõm nagu peegeldab mida vastu ja alati on selles kogemus ka minu kogemusest endast. Ja siis, nagu ma ütlesingi, et empaatia on subjektsuse küsimus ja subjektsuse küsimus mitte ainult nüüd Edith Steini kui kahe reaalse füüsilise isiku, et ta tõi just nimelt sellise nagu fantaasia ihu veel omakorda sisse. Et mul võib olla empaatia kogemus ka näiteks fiktiivsete subjektidega. Täpselt nii samuti, et ma loen raamatut ja selle lugemise jooksul ma elan selle tegelase niimoodi sisse, et ma olen justkui tema. Aga samas ma ei saa öelda seda, et ma ei kehastuks temaks. Tantsukorral on küll, ma olen tantsija, ma kehastun selleks fiktiivseks subjektiks ja ma tantsin seda läbi. Aga kui ma olen vaataja või lugeja, võib-olla päris täpselt see nii ei ole. Hiljem me tuleme see juurde täpsemalt läbi. Ja siis kolmas, keda ma tahtsin tuua, siis Prantsuse mõtleja Merleau-Ponty, kes kordagi ei öelnud sõna empaatia, vaid ainult sellest rääkis kogu aeg. Ainult see, kuidas me oleme teisele isikule, ta tõigi sellise mõiste nagu teisele olemine. Kõik asjad on meil teisele olemised, aga see teine ei pruugi olla üldsegi näiteks sina või teine asi, teine võib olla ka asi, ükstapuha, laud, tool, asi. Me oleme kõigi nende asjade poole, samuti teiste isikute poole. Ja tema muidugi see ihude vaheline probleemistik on hästi lai teoor on. Seda nagu ühe sõna, kahe sõnaga siin loengus öelda, et ei julge isegi puudutada, vaid lihtsalt ütlekski, et nii nagu Edith Stein oli see elav ihu, samuti Husserlil elav ihu peab olema ikkagi mingil määral elab. Isegi kunstiteoses filmis me näeme, et on ikkagi elav, et saab elavaks läbi meie teadvuse töö. Meie loome selle teise subjekti sellisena, nagu me teda näeme ja läbi elame. Soovitus eesti keelde tõlgitud 2 tema raamatut, Silm ja vaim ning Nähtav ja nähtamatu. Väga head raamatud ja mitte ainult ei ole seal räägitud ihude vahelised, vaid just nimelt nagu kunstiretseptsiooni, esteetika, esteetilise taju teemal täiesti soovitan lugeda, kellel on natukene huvi sellest teada saada ja võib-olla sinna kõrvale siis mõelda, et kuidas mina näen seda empaatia teisele olemise küsimusi. Milleks seda empaatia üldse vaja? Nagu olete näinud, et see oleks nagu kellegi teise otsimine. Et kogu aeg peaks olema, et ma tahaks nagu mingit empaatiat omada, nagu otsin seda teist ja ma tahaks nagu mingit ilu või rõõmu tunda. Tegelikult
ei ole. Ja seda ei ole välja selgitatud. See lihtsalt toimib. Sest mida ma just Roomas õppides tajusin, et see on selle sama meie inimese struktuuri omadus. Et nii kaua, kui me oleme psühhofüüsilised vaimsed subjektid, me alati kuulame teist, me mõtleme teisest ja me saame ka läbi elada. Ja miks seda ja mida empaatiaks üldse vaja ongi, järelikult ongi seda teist, olgu ta siis fiktiivne või reaalne. Siis ma tõin nüüd enda teooriast juurde, et meil on vaja alati teist, aga ma ikkagi ütleks, et ikkagi mina, see kogeja, kes kus see empaatia toimub, olen ikkagi see reaalne füüsiline isik siin, kelles saab siis see kogemus läbi elata. See on ka Edmund Husserli poolt, kes püüdis seda mind, seda ego nagu kirjeldada kritiseeritud. Et kas see ei ole solipsmi nagu langemärgi enda kogemuse analüüsi. Ei pruugi siis tegelikult kõik teooriad, kui ükstav kogemuse analüüsi teeme, iga kirjanduskriitika kunstiline ikkagi paneb oma arvamuses. See on temale kuulub kogemus. Mingit takistust ei ole, aga lihtsalt aru saada sellest, et empaatia toimub minul. Siis see on jällegi minu seisukoht siin. Osad osad filosoofid on samal arvamusel, osad mitte. Peaks olema teine subjekt sarnane mulle. Mis see tähendab? Kas siis teine inimene, kellega mul empaatia ei olegi siis sarnane kuidagi mulle, et ei olegi mul kahe jala ja käega. Aga see on just nimelt selle fiktiivse subjekti suhtes. Sellepärast, et ma kahtlustan, et kas mul päris abstraktse objektiga, kuigi on öeldud seal kõrval, et on abstraktne isik, kas mul saab empaatia olla? Võib, aga kas see ei ole lihtsalt taju? Ta on sarnane siis, kui ma näen kuidagi tema kujutust, kui ma näen tema tundeid, mida mul on võimalik oma empaatilises maailmas läbi elada. Sest empaatia tegelikult, empaatia sisu ongi tunnetus, mida mis teeme elame läbi tunnetus. Ja sellepärast ma tõin selle sarnasuse momendi. Kuid jällegi ei saa öelda, et see on assotsiatsioon. Et ma nagu empaatika olen teine peab olema kindlasti identne, mina identifitseerin assotsiaatioon. Pigem ma ütleks õigalt väljendada ka eesti keeles. Ta peaks olema sarnane mulle. Kusjuures toon vahemärkuse, päris raske on kirjutada doktoritööd sellisest teemast, kus eesti keeles ei ole mõisteid. Et kindlasti palju on uusi distsipliine, lihtsalt ei ole mõisteid, kuidas nagu väljendada. Et miks ma olen siis, kui ma oma uuringus kasutan nii saksa, prantsuse või itaalia keelseid mõisted ja siis püüan kuidagi eesti keelde panna, aga ütlen seesama nagu ihulisuse probleem, päris raske nagu selgitada. Ja siis ma lihtsalt kasutan nagu sarnane mulle ja miks ma olen pannud see teine, näiteks nende väikeste tärnikeste vahele, et see teine ei pea sarnane nagu reaalne, nagu ta on. Siis empaatia on teatavat laadi nägemine. Ma olen seda 3 korda juba täna rõhutanud. Ja mitte ainult tundmine. Mida see tähendab? Nägemine ei ole jällegi võib-olla üks täpne. Kunstiteose puhul ja ma näen seda teist enda vastus. On see Hamlet teatena, on see portreemaal, on see keegi karakter filmist. Ma näen teda. Samuti ma võin nimeda, kui ma loen raamatut, võin ka seda öelda. Ma näen seal seda tegelast, keda on kirjanik kirjutanud. Ma näen teda sellisena, nagu ma näen. Jällegi ei peatuks väga pikalt nägemisteoorial või väga pikalt rääkida sellest, kuidas on üks või teine rääkinud. Kuid ehk täna oleks õige selle sarnasuspriintsiibi juures just mõelda, et see empaatia on teatud laadi nagu empaatia. See sarnasus ja see ihu, ma ütlesin, et alati ma pean ikkagi kuidagi nagu seda
ihutaju ja mitte ei saa me võtta teist kui lihtsalt nagu mingisugust füüsilist üksust, vaid ta on alati nagu elav ihu, ma näen teda kuidagi elav, ma loon ta elavast. Ja miks ma ütlen, et ma loon teda? Kas siin ei ole jälle vastuolu, et kunstnik loon? Ja ma väidaksin, et kunstnik loob täpselt samamoodi nagu mina. Tema fantaasias on see tegelane, kes on nagu kujutab, ta loob neid väljendusakte, mida peab see teine inimene esitama. Aga mina, kui ma sellega teisega kohtun, mina loon ta selliseks, nagu mina teda oma vaimumaailmas näen. Vaimumaailm ei ole õigus, et on fantaasia, et on see fantaasia maailmas lood. Et samamoodi, mis välistab näiteks kunstnik, kes loob oma mingi skulptuuri, kõik kujutatud isik, empaatiat sellega omamist. See on temale kuuluv empaatiat. Ja tegelikult ongi, ta peabki nagu oma empaatiat oma loodud subjektiga. Aga vaatajale jääb tema enda loodud subjektiga empaatia. Siis empaatia toimub alati teatavas ajas ja ruumis. Järjekordselt see aja ja ruumi probleem. Kui palju on sellest kirjutatud üldises filosoofias, kunstnike filosoofias, aeg ja ruumi. Kuigi ma ütleks, et see on oluline ja siit võib-olla tuleb hoopis uus distsipliin, siis kaardiuurimus, see on antropoloogia. Et parast ma tahtsin näidata üht filmi. Et just ongi see, et kas empaatia on nüüd ainult, ütleme, meie elame siin Eestis, ma näen teist isikut, ma näen empaatia. Või on see Euroopas ka? Aga nüüd, kui edasi minna nagu teiste mingite subkultuuride ja täiesti teised, kus on rassi erinevused ja sood ja teised kultuuriruumid, kas see on nagu võimalik? Jällegi ma ütlen, see oleneb sellest kogemus subjektist. Et kas tal on või mitte. Mina ei saa teise sisse näha. Ma ei saa nagu öelda, kas tal on või mitte. Et ma ütleks selline aja ja ruum. See ajas ja ruumis kogemus on kindlasti olemas, aga ma ütleks, et see jääb sellises avatus teemas. Et ei ole mõtet nagu. Nüüd, kes on see mina siis? Ma tõin nüüd siia väikse pildi ka juurde, ma lähen ja mõtlen. Ma ütleks, et võib-olla see lause võtab kokku, kes olen mina. Mina olen mõtlen mina. Mina mõtlen, mina olengi see, kes näeb seda. Samas, mida ma mõtlen? Ma mõtlen sellest objektist seal ees, kes on. On see teine isik, on see objekt, on see sündmus. Intentsionaalne. Mis tähendab intentsionaalne? Intentsionaalne tähendab seda, et ma olen suunatud. Minu mõte on suunatud selle poole. Isegi kui ma pööran selja seal taga midagi ja ma hakkan sellest mõtlema, see tähendab ma ikka võib-olla suunatud. See on sama objekti poole, kes seal ees on. Ja vaat nüüd huvitav mind empaatia korral, mis asi see on minu mõte, mis toimub. See cogito, see kõige keskmine osa. Ja see sama mõtlemise sisu, see empaatiline sisu, on see, mida me siiamaale tegelikult oleme rääkinud. See sama, mis on nagu minu ja sinu vahel. Minu või fiktiivse subjekti vahel. See sama, me ei saa öelda, et see oleks nagu kuskil empaatia sinus, minus asjast. Kui ma enne väitsin, et on nagu minu sees, ja ta saab alguse minust, aga ilma ainult ainuüksi minuga ei ole. Nii et tegelikult võib öelda, et mina mõtlen sellest teisest, kes seal on, ma näen tema tundeid, ja siis, sama, mis on empaatia toimub tegelikult minu mõtlemise sees. Aga ta ei ole ainult minule kuulub, vaid ta ka natuke teisele kuulub. Jällegi, siinkohal võib olla liiga keeruline sellest aru saada, peaks nagu pikemalt räägima selle kohta nagu eraldi loengu tegema. Aga ehk annaks selle parema aru saama, kes olen mina või isegi keerukama. Nii, kes on siis see teine? Selge, mina olen mõtlen mina, kes siis vaatab teisi objekte, inimesi, sündmusi, elab neid läbi ja seal on keegi teine. Nagu me juba eristasin, võib teine olla reaalne psühhofüüsiline isik,
ta võib olla fiktiivne. Fiktiivne ei saa öelda ainuüksi, et oleks mingi välja mõeldud. Ma ütleks, et tavaliselt mõeldakse, et fiktiivne on välja mõeldud tegelane, kes siis on kujutatud kas kunstiteoses või kirjandustegelasena, et ta ei ole nagu reaalselt olev, aga julgen vastu väita, kõik fiktiivsus tuleb ju tegelikult meie füüsilisest ruumist. On ju tuletud seal. Ja kõik need fiktiivsed teised on füüsilise ruumi tuleb. Jällegi, nagu ma korra ütlesin, teise ihu, mis on väga oluline, nimetatud saksakeelne leib, et ta on elav ihu ja siia ma panin ühe pildi ka juurde, et on kaks tantsijat ja mida me näeme siin tegelikult kahte füüsilist isikut, need on nagu samas ka fiktiivsed, kuid see, et see tants toimuks, on mõlemal vaja mõtlemist, on vaja ühist empaatilist sellist nagu sfääri, nagu see Stein ütles. Et see tants avaldub sellisena, et ta oleks ka mingi mõte, et oleks tants, mitte lihtsalt mingisugune väljendus on. Sest nemad loovad, elavad läbi üksteisega seda. Ja tantsu puhul muidugi empaatil väga oluline küsimus. Siis meie, vabandust, väike soovitus juurde, kas käsitleda nagu üldse empaatia kui meie kogemus. Ja tantsus võib vaadata ja olid kaks partnerid, nad ei saagi ju tantsida, kui neil ei ole ühist nagu meie kogemus. Aga see siis see meie kogemus ongi empaatiline kogemus. Kuidas seda nagu mõista? Seda uurib näiteks Taanis subjektiivsuse instituut, ta on Zahavi väga tuntuma fenomenoloogi poolt juhitud instituut, sama Taani instituut. Ja tema otsene probleem on see meie kogemus. Kas see on kehv või mitte? Üheselt väita ei saa. Sellepärast, et kui meil ei ole nagu mingisugust juurdepääsu teiste meetele, vaid kaudselt me saame aru, näeme teist, mida meil läbi, et kas see on meie või ikkagi minu või mingisugune vahendatud kogemus. Minu enda arvamus on see, et ma ei välistaks meie kogemust. Et seal on olemas kindlasti ühine meie kogukonda kuuluvus, ei ole ainult mina või sina, vaid seal on rohkem inimesi, näiteks koorilaulus, kuidas lauljad laulavad, nad peavad tajuma ühtselt kui seda koori või jalgpallimängijad. Jällegi, et see ei ole niimoodi, et ma vaatan teist mängijat ja nüüd ma saad aru minust, et ma sulle söödan, vaid seal on nagu mingisugune nagu filosoofiline transcendentaalne meie ühine kogemus, mida me läbi elame ja me saame üksteist aru, mida me üksteisele ütleme. Isegi kui me ei jõua võib-olla selle mõtteni, aga me saame sellest aru ja juba on meil juba see tegevus, action nagu toimub. Seda meie teemat mina lahti ei selgitaks, et kuna see on juba liiga nagu kaugele ulatunud, aga jällegi üks selline valdkond, mida ma tahaks puudutada tulevikus ja just nimelt siis selle, ta on Zahavi, keda nimetsin tema võib-olla koolkonnast tuleva siis uuringu põhjal. Aga ka tema uurib seda praegu, et ta on paar artiklit kirjutanud. Ja ma olen tema paaris seminarist Kopenhaageni ülikoolis. Aga Eestis on jällegi saadaval mitu tema päris huvitavat raamatut, need on küll ingliskeelsed. Aga keda teema huvitab, võiks Zahavit kindlasti lugeda. Aga võimalik, et siin saalis olejad kõik ütlevad, et jaa, see nagu meie kogemus on täiesti olemas ja kui keegi oskab seda otseselt mulle nagu lahti selgitada või isegi, ma definitsiooni ei oota, siis see on päris suur fenomen. Ja ma ütleks, et tegelikult see meie fenomen ehk võib öelda ka ajaloolise empaatia, nagu meie ühised laulupeod, meie ühine nagu kollektiivne kogemus, et miks mitte ka seda nagu meiena käsitleda. Aga see võib-olla siis on mingi kultuuriteoreetiline analüüs, et välja niisuguse kunstifilosoofiast.
inimest tajuda. Et seda on tihti minu käest küsitud, nii palju kui ma olen esinenud. Et aga mis see siis tähendab, et ma käisin siin Pärnus Uue Kunstimuuseumis klaasinäitust vaatamas ja seal on kujutatud klaasil 2 isikut, rulluvad lahti, üks ühtepidi, teine teistpidi, et aga ma olen empaatia. Väida mulle vastu, et ei ole empaatia. Ja siis ma küsiksin nagu, et aga mida sa nägid seal? Nii, seal on teine kujutatud subjekt, ma näen, seal on naine ja mees kujutatud. Ja nad ka väljendavad täiesti mulle mingisuguseid tundeid ja vaat nad on kujutatud sellisel viisil, et nad on nagu kokku rullatud ja tahaks nagu lahti saada ja midagi. Siis ma julgeks öelda see Ingel aastal, et sa oled empaatiale päris lähedal. Sa oled juba sellises empaatilises maailmas, kus sa oled nagu teost enda jaoks juba läbi mõeldud. Sa oled kätte saanud need tunded, mis ilmnevad sul sellest teosest. Aga see, et mida sa tajud, on juba see, kui sa nagu pead seda ilmnust hakkad kirjeldama, mida sa seal näed. Mulle ilmnevad need 2 isikut, mees ja naine. Ja nüüd, kui ma ütlen, et nad on kujutatud sellisel viisil, siis on tegemist tajuga. Aga nüüd, kui ma ütlen, et aga nendel on mingisugune, et ma tunnen nendega ühist kogemusvääri, neil on mingid tunded, ma näen, et nad hakatakse nagu kokku põimima sealt, et ma tahaks nagu lahti rullida neid. Ma ütlen, et sa oled empaatial lähedal, aga mitte päris veel. Aga mida siis oleks vaja, et selleni jõuda, selle sama kunstiteose kogemusel, selle sama empaatia. Ma arvan, et selleks oli muud midagi aeg või sinu enda mõtlemist. Sa vaatad seda teost, kui see teos sind kõnetab, sa elad juba selles sees, sest minu arust, et sa võib öelda, et empaatia on ka teatavat laadi sissevaatamine selle teosesse, kui sa näed neid tunded, sest empaatia toimub nagu tunne. Ja kui sa oled juba selles sissevaatamises, siis sa oled sellises nagu empaatilises kunstiteose maailmas. Aga kui ma näiteks vaatan välja, ma näen puud seal, siis ma näen, ma tajun lihtsalt puud. Kui ma näen seal koolilapsed lähevad, ma näen neid, ma tajun seal lapsed. Mul ei tekita mingisugust sükest nagu tunnet, miks ma pean rääkima siinkohal üldse empaatiast. Või ma näen saalis inimesi, kes mind kuulavad ja ma näen, et nad on seal, ma räägin, aga ei pruugi üldse empaatia. Aga kui keegi hakkaks nutma, siis kohe pöördub minu tähelepanu sinna, et mis nagu toimub ja mis on. Ja siis, kui nagu teine hakkab mulle väljendama, mis selle nutu põhjus, mis minu sees, samsed ja minu inimese struktuur, mis nagu käivitab selle, et ma nagu tunnen ka, et nagu midagi on nagu kurb ja see enam läbi, siis seda on see sisendab see empaatia. Aga jällegi, et kui nüüd vaadata nagu tagasi vaatad, mida ma rääkisin, siis täpselt sama puhul ongi niimoodi. See empaatia, kui ma räägin seda nutva isikut, kui ma näen teist isikut seal vastas, ta on tegelikult sarnane mulle, tal on ilu, ma näen teda, ta väljendab oma selle elava iluga kõik need tunded, mis temal siis sees on ja ma võtan endasse vastu ja elan läbi. Empaatia kasutusvaldkonnad. Kohutavalt palju muidugi. Ma ütlen, et selles suhtes, et ei ole otseselt, et ma lähen nüüd kasutan mingid empaatiad, vaid kus me kohtame nagu haiglates. Kriminaalpolitseinikud kasutavad mõni empaatilist manipulatsiooni vaata. See on selline professionaalne praktika, kus nagu sa ei tea, et see on empaatiaga, sa nagu kasutad ja kui sa võimalikult lähemalt tunneks seda õpiks tundmist, mis iganes on see fenomenoloogias, psühholoogias või vaimupolisuhtes, et see võib sulle kasuks tulla. Siis, mida ma mainisin, see elumaailm, ehk see ümbritsev sotsiaalne kultuuriline maailm. Kõigi nende teiste isikutega, kes meie vastas, see sama näide, et ma näen keegi saalis kurb ja ma haaran selle kogemuse järgi, ma elan selles elumaailmas, kus tema. Ja siis nagu jällegi fiktiivsete isikutega, lõputa maailm, nagu kunstikogemus on erinevad, nagu tantsus, filmikunstis. Ja miks nagu ma olen just võtnud sellise fiktiivse poole uurimiseks, ongi see, et
et kuna nagu ma mainisin alguses, et ma olen kunsti, siis uue meedia kunsti taustaga, et kas see ei aita nagu paremini teha kriitikat või tõlgendada näiteks uusi kunstiliike, uusi kunstikogemusi, võimalusi. Sest miks jätkuvalt räägitakse, et see või see teos, ma ei saa sellest aru, see on midagi nii uut, nii võõrast asjadest. Jällegi nagu piiramatu ala, et miks mitte. Et see on nagu kas või kunstikriitikale Eesti uus suund. Siis vaataks edasi. Ma ei tea, kui palju meil aega on. Tund on läinud. Juba? Jaa. Mul see läks tund. Nii. Väike märkus. Nii kui ma slaidi ette panin, kõigile haarasid pildid muidugi nende piltide peale, et eks tahab. See on üks teadlikult tehtud. Kõik need fiktiivsed isikud, kes ma olen tegelikult rääkinud, sellest on veel eraldi teooria, pilditeadvus. See on siis mu doktoritöö teine osa, mis seda analüüsib, et kuidas üldse ma jõuan sinna pildini ja mis see pilditeadvus, kuidas see empaatia, aga seda ei jõua siin nagu puudutada. Aga ma tõin selle slaidi sisse, et võib-olla natukene täpsemalt üheskoos mõelda, et kuidas toimib empaatia kunstiteos kujutatud subjekti suhtes. Juba on aru saada, et ma olen rääkinud raamatu lugemisest ja näitab, et sa hakkadki mõtlema, jaa, tõesti nii ongi. Või vaadates kas või seesama parempoolset pilti Saara London, kõigil tekib assotsiatsioon, jaa, et näed, see oli seal kuriteo filmist, see näitleja, aga see ei tähenda, et sa peaks praegu temaga mingit empaatiat. Ma tõin ta lihtsalt sisse, et kui me vaatame seda seriaali, siis me tegelikult elame nagu selle sees, me oleme nagu mingi hetk tunneme, et ma olen nagu kohal olev seal samas selles filmis ja tahaks nagu midagi öelda talle või vahest tunnen isegi, et ma olen nagu seesama uurija, kes käib taskulambiga seal pimedas, otsib seda, ma ei tea, kaotatud inimest. See ei ole mitte midagi muud kunstiga olemas kui seesama empaatia moment. Nii et mingil määral võib öelda, et on empaatia ka kui pildi sisse minek, kui teada. Empaatia võimaldab sukeldada kunstiteose kõige sügavamasse intiimsusesse. Mida see võiks tähendada? See peaks olema nagu midagi sellist, mis toimuks vaatajaga, kui ta on empaatia toimunud. Näiteks seal keskel on üks väike foto Õlimäe õied sellist dokumentaalfilmist, kes on näinud teada. Et ma ei taha kindlasti siin väita, et empaatia on see kunstiteose või teise isiku poolt, näiteks dokumentalistika poolt, dokumentaalfilm, me näeme ju reaalselt teist isikut, kõigil ei ole vastusele nagu isik. Et see empaatia ei ole lihtsalt, et ma vaatan, ta räägib, ma tunnen, mingil määral ma nagu tunneks, et ma olen kohal olevana, et see on midagi enamat. Ja ta ongi, et kui ma vaatasin teda filmi, siis sa mitte ei oma empaatiat tegeleda. See on nagu, sa võid mitte korda sa tunnedki, et see on nagu tema asemel, sa käid Jeruusalemma tänaval, sa oleks nagu tema kaasas, et ta räägib, et sa oleks ka nagu kuidagi enam. Kuigi sa ei suuda üldse nagu lahti kirjeldada, vaid sul on lihtsalt tunne, sa ei suuda seda tunnet isegi sõnades lahti kirjeldada. Ja siis sa oled selle loo keskel ja ta räägib erinevad momente, näiteks oma elust, oma loost, kõik see ümbritsev keskkond, kus ta nagu on. Ja miks ma panin, et tegelikult see sama toimub kõik empaatia tulemusena. Et sellises nagu läbi elatud kogemuses ja teise nagu isikut, et sa võid piiramatult avastada seda maailma, mis on vastu mõelda. Aga sul võib olla näiteks, et kui see film näiteks ei kõneta või on halvasti tehtud või tegelane ei meeldi, sa oled täiesti suletud sellega. Näiteks seesama Merleau-Ponty, Prantsuse filosoof, keda ma seal ka välja tõin, siis alati see teisele olemine on avatud.
me ei saa sulguda iseendasse, me ei saa olla kui iseenda vangid. Ja tegelikult inimeses ongi sisse nagu kodeeritud, nagu selline avatud, et me tahame olla, aga vahest lihtsalt on mingisugune emotsionaalne seisund, mingisugune eluline ja me sulgume endasse. Ja ma julgen väita, et tegelikult empaatia küllaltki palju avab. Isegi kui me oleme nagu väga kinnised ja on mingisugune teema või see isik, kellega ma kohtan, ta võib väga palju nagu avada ja avastada just nimelt mitte ainult selle teose nüüd intiimseid, võib-olla ka iseendast midagi teada saada. Et päris huvitav lähenemine. Siis, mida ma juba korra selgitasin, oligi nii, et ma ei taha üldse välistada kunstnikku, et oleks midagi kõrvalist või midagi teist. Ei, ta on alati olemas, ta loob neid väljendusakte, aga mina kui vaataja, ma lihtsalt püüan vaadata väljendusaktide taha. Ma tahan näha, mida ta on selle teosel kuulnud, mida teine. Aga ma ütlen, see vaataja ja kunstnik on nagu sümboolne lugemise puhul samamoodi. Ma olen rääkinud küll muusikast, ma tean, et saalis on muusika inimesed. Kus on muusikas kujutatud subjekt? Kas see on seda üks või? Jääb iga ühe enda küsimuses. Kas muusikas on empaatia? Ja siis viimane, mis ma tõin seal lõpuks, et ei tohi ikkagi ära unustada, et ma tegelikult räägin, et kui mina vaatan seda näiteks Underi portreemaali, siis mina ütlen, et see rõõmus naine, ma vaatan teda ja mul tekitab väga rõõmutunnet ja kui mul on näiteks temaga selline ühine empaatiline maailm, miks mitte omada temaga empaatia, aga see on minus. See ei pruugi üldse, et näiteks sinul võib seda tekkida mitte. Et sellepärast ma jätkan seda nagu subjektiivselt inimeseks. Nii, mis mul edasi. Aha, nüüd ma tahtsin natukene lõpuks eelviimase slaidina rääkida seda fenomenoloogilisest empaatiast. Ma tõin siia 3 teost. 3 objekti nagu kes saab saada. Üks on siis Michelangelo Pietà, teine on Mark Reiter. Mida hakkas hästi huvitama, kui näiteks Mark Reiter eelmine aasta sai kultuurkapitali preemia tituleeriti kui empaatiline kunst. Väga huvitav küsimus. Milles see siis tegelikult tuleb? On ta siis nii empaatiline kunst? Iseendalt istab. Ja kolmandaks ma tahtsin natuke lähema vaadata Tõnu Õnnepaa. Ma äsja lugesin tema raamat Paradiis ja ta räägib sellisest paradiisi nimelisest külast, mis ei ole tegelikult paradiis, aga ta oli selleks nagu paradiisiks, kus ta on kohtunud oma elu armastusega. Aga see ei ole üldse oluline. Seda paradiisi keskel ta adresseerib kogu seda paradiisi maailma sulle. Ja ta raamat on kõik kirjutatud. Sina, mu armas sõber, sinule ma räägin sellest paradiisist. Sinule ma tahan edasi anda seda aluslikult. Sinuga ma tahan seda armastust jagada, mida ma jagasin seal kellelegi. Et selline autori mina-positsioon tuleb äkitselt koheselt minusse. Võt see on selline huvitav näide, et esimestes ridades ta ütleb kohe, et ma räägin sulle loo, sina mu sõber. Siin juhul on antud niimoodi, et seesama autor, ta ongi loonud selle teose kui minule ja ta on juba ise võtnud minu enda empaatilisest parte. Siin me nüüd teeme pöörde, kus juba ees seisab tema, kuigi ma ütlesin, et kõik peaks toimuma nagu minus, aga nii kui ta alustab teost, on võetud selleks, et nagu tema elab nagu minus läbi. Väga huvitav faabul on raamatus, soovitan täiesti lugeda ja mõelda end vaadata. Kuid ma tuleks tagasi nüüd Reiteri juurde. Kindlasti te teate Mark Reiteri loomingut aastast, kõige kuus on nagu läbi, mul oli 97 tema seeria, fotoseeria Io, Itaalia keeles tähendab mina, kus ta on siis endast kujutanud pikk pildi seeria.
et kas see tähendab, et autor on iseendaga empaatiline või milles see küsimus on? Või näiteks seesama pilt viimasest tema nagu isiknäitusest, see on Napoli selline, mida ta Napolis pildistas. Et mingi hetk võtab kätte, hakkab iseennast selles keskkonnas nagu pildistama ja näitama. Et kas tal on iseendaga empaatia või ta tahab ennast tuua vaatajale lähemale. Mina ütleks, et see jääb iga enda tegema, kas ta on empaatiline. Mina väidan, et ei ole, ta lihtsalt toob ta on isik, kes kasutab lihtsalt enda nagu uju, iseennast. Mitte kedagi teist autori ego, vaid iseennast oma kunstiteoses ja tahab, et vaataja jõuaks nagu tema sisse, avastaks tema sisemaailma, tema kõige suurem nagu intiimsus. Et ikkagi see jääb empaatia nagu vaataja lihtsalt. Kuigi ütleks, et tal on see viimane, ma ei tea, kas oled näinud seda viimast näitust, mis ilmast lahti oli, see Napoli seerias, kus ta käis Napoli tänaval, pildistas inimesi asju. Siis, kui ma nägin nagu seda, kus tema ise piltnikud, teda ei olnud kohal, vaid tema kaamera oli kohal, tema fotojälg oli seal, pildistas inimesi seal tänaval keskel. Siis ma võin öelda, et aga miks ta mitte? Võib-olla selles oli ta just nimelt empaatiline, kus ta ise oli nagu vaataja ja pildistaja ja tahtis seal samas ühiskonnas nende inimestega olla kohal, et tema haaras nende empaatia. Sellel puhul võiks olla see kehtiv, aga nüüd kui öelda nagu, et kogu tema mina ja selle eksponeerimine ja sellega empaatia temal iseendaga, et ma ütleks, et see ei ole kõige täpsem. Ja kui vaatajal on, siis see on vaataja enda nagu kogemus. Aga mulle väga meeldis, et see üldse selline nagu mõiste nagu Eestis välja toos. Tavaliselt tahetakse väga ideoloogiliste ja suurte loosungitega meie kunstiruumis välja tulla, aga miks mitte niimoodi esitada. Kellel on võimalik kuidagi nagu tagant internetis on olemas need pildid, võiks täiesti seda vaadata ja mõelda. Nii et meil on oma empaatiline kunst. Ma ei räägi üldse mitte millegist ebaolulist. Ja Michelangelo Pietà, see on nüüd täiesti subjektiivne valik, enda valik. Aastaid mulle hästi võõras selline nagu keskaegne kunst ja ta üldse nagu hästi raske vastu võtta. Võimalik, et ma olin lihtsalt nii nagu uue meedias, kus videokunsti nagu sees on. Mida enam ma vaatan seda skulptuuri, seda enam ma tunnen, kuidas on Michelangelo kujutanud nagu kahte isikust. Üks, kes peaks küll olema surnud, aga nende vahelist tugevat, see kujutise kaudu see empaatia nii tugevalt välja. Et ma ütlen tegelikult siin pildi peal, et ma olen välja toonud sellise nagu väikse näidise, ei ole ta midagi, aga reaalselt, mida enam vaadata, siis sa näed, et tõesti nagu kahe kujutise vahel on endal empaatia ja sa lihtsalt oled vaikselt seal kõrval ja sa nagu ei tahagi empaatia tunneda. Ja sa tunned, et jumala oma kujutis on nii tugev, et sa ei lähe sellele asemel. Sul ei tekigi sellist empaatia, vaid sa jääd vaikselt kõrval vaatama. Jällegi huvitav lähemale, miks mitte? Nii. Aha, viimane slaid. Mida võtta kaasa sellest loengust? Tavaliselt viimane slaid on nagu täna ja lähme ära, aga äkki oli mingisugune empaatiline moment siin loengus. Tahaks mida kõiki kaasa võtta. Vabandan, kui vahepeal väga keeruline oli, siis tõesti see on filosoofiline distsipliin ja ta ei saa rääkida ainult, et ma rääkisin empaatilistest tunnetest, mitte läbielamisest, teisest subjektist, teisest ilust. See on suur teooria ja samuti väga huvitav, mitmekesi. Ja nagu näha on, et see on nagu üks prisma, millel on tohutult palju tahke, et kui sa hakkad tõesti vaatama konkreetselt teost, sa võid olla sissevaataja, sa võid olla kõrvaltvaataja, sa võid olla ise täiesti empaatiline mina selles teos, kes on juba ette antud või täiesti luua midagi. See on iga enda küsimus. Miks mitte? Kuigi nüüd paar märkust, mida ma tahaks rõhutada, et
jah, ei ole õige nagu pidada seda, et empaatia, mida me räägime, on tõuseks fiktiivsete subjektide ja kunstiteosega või lihtsalt teiste isikutega, et ei saa võtta seda kui kaastunnet või sümpaatiat, see tekib empaatia järel. Et see võiks olla nagu üks asi, mis jääks nagu meelde. Teiseks kindlasti empaatia ei ole, ma olen paar korda küll väljendanud selle päris täpne, et empaatia moment, millal on siis see empaatia moment. Et tegelikult see on läbi elatud kogemus või selline kogemuse voog. Et kui ma hakkasin juba rääkima kellegi isikust, keda ma näen korvana, siis tegelikult juba ma näen ja see teatud ajas ja ruumis see on nagu ütleme kogemuse voog, mis valdab mind, mida ma siis teiselt pool vastu võtan. Empaatia probleemiga lähemalt tutvustades võimaldab see süvenevalt tunda teist isikut ja ka iseennast. Kui ma vaatan kunstiteos, see on minu kogemus, minu endas, minule kuuluv ja see kogemus minu kujutlusmaailmas näitab, milline on minu loominguline kogemus. See oli päris alguses, kui ma ütlesin, et empaatia ei ole kui lihtsalt mingisugune kogemus, mina, sina, meie võtame, elame läbi, jah, tõesti tegivad mingid tunded, vaid ma ütlen, et tõesti, kui me peame läbi vaadanud erinevaid näiteid, ta toob välja, et me kõik olemegi loomingulised, vaimsed subjektid. Saksa keeles ma ütlen, siis on kaist just. Et mitte spiritus kui selline religioossus, spirituaalsus on, vaid kaist kui vaimne subjekt. Aga eesti keeles on lihtsalt kui vaimne kogemus. Ja miks mitte nagu analüüsida enda vastuvõtuvõimet. Näiteks hästi huvitav isiklik kogemus oli hiljuti ühes kunstigaleriis, kus hakkas minu tuttav ütlema, et miks sa vaatad ainult neid kõige hullemaid teoseid, seal, kus on nagu mingisugune sünge või mingisugune tume tagamaa või nii õudus tekitab mingit see, miks sa neid nagu õudusasju vaatad. Ma ütlesin, et ma ei ole selle peale tulnud, et ma neid vaatan, ma lihtsalt vaatan. Ja siis, aga need tuleb kõik nagu mingitest isiku omadus, ütleme, kas sa oled läbi elanud või on sul mingi raske periood või mingi asi, et see tuleb sinust endast, miks sa neid asju niimoodi vastad. Et see on selline subjektiivne. Ja võimalikult üks asi veel, mis võiks meeles olla, et ikkagi, et ei saa võtta, et see on kõik ainult mina nüüd tunnen, mina nüüd teen, vaid ikkagi jääda sellise intersubjektiivsele välja, et kõik asjad on meie üksteisest sõltuvad, ka see maitse otsus, nagu ma alguses ütlesin. Et see on alati midagi minust, alati midagi teisest, mida mõistetab intersubjektiivselt kahe isiku põhjal. Intersubjektiivsus kahe isiku vaheline, jällegi eraldi teooria, see on üks kolmas, mida ma doktoritöös kasutan, lisaks empaatia pilditeadvuse, mis intersubjektiivsus, et ilma nende päristabse selgituseta ei saa empaatiat analüüsida. Isegi fiktiivsed subjektid on ju intersubjektiivsed, on ju teine, on seal kujutlusmaailmas, kellega ma kohtun endas, kellega ma kohtun siin endas. Siis ma mainisin mina juba, et juba on see, et kui palju empaatia üldse annab alust enesepetteks, manipuleerimiseks. Ja see on kahe otsaga asi. Võib nii kunstnik manipuleerida, eriti nüüd interaktiivsete kunstiteosete puhul. Vahest on subjekt, sul või tõesti tekib selle interaktiivse subjektiga see virtuaalsus ja empaatia. Ja mingi hetk võib ära kaduda, kus siis empaatiaga, kas ta jääb alles või kaob ära. Üks oluline, mis muidugi psühholoogias on uuritud, just kui ma mainisin psühholoogias ema, lapse, mehe, naise, vanemate või selline empaatiline kogemus, on see, et empaatiat ei saa võtta, et ta nüüd on, ma elan läbi, see on nagu mingi kogemus, siis ta kaob ära. Empaatial on kolme kaasas käia, ta ei lähe nii rult ära. Täpselt samamoodi, et see ilutunne või ma näen teise mingit valu, kannatusvalu, et see ei saa olla nii, et kui teine ära kaob, et ma kaob see ära. Et siis sa pead küll täiesti nagu öeldakse puutükk ole või mitte empaatiline isik, et ta käib kaasas. See on, kui ma näiteks lähen kunstisaali
seal on portree, mis tõesti mulle meeldib, ma vaatan teda ja midagi nagu elab sellest teoses minust, siis see tähendab seda, et ma olen sellest saalist välja, see teos elab nagu kaasas. See tähendabki seda, et mul on olnud selle teosega empaat. Muidugi sellist kogemust ei ole võimalik nüüd selles meie reaalajaliselt mõõdeta, kui pikalt ta võib kesta, see on iga enda küsimus. Kuid see on üks asi, mida tasub ka meeles pidada. Kui põhineda eelneval kirjal, siis peaks mõistma empaatiat kui midagi puhast kogemust. Empaatia elab tunnetud. See on jällegi isiklikult üks väga kiht asi näha. Ja võib-olla me tasubki sellega lõpetada. Ma ütleks, et kui mul on empaatia kellegi isikuga, ta fiktiivne või reaalne, ja ma tunnengi, et et on küll nagu halb, et nüüd juhtus selline õnnetus, et tunnen kaasa, aga nagu eesti keeles öelda, et ma ei teadvusta seda. Ma lähen ära ja just nimelt seesama, et kui ma nagu paras midagi ei elan nagu jõuas kaasa, isegi ei ole empaatiat olnud. Aga kui ma tõesti nagu tunnen ja midagi minu sees muutub, selle tundepõne, mida ma teiselt selle vastu sain, see nagu puhas on ta puhas ilutunne, rõõm, valu või tekib näiteks sümpaatia või on kaasatav. See on empaatia ja ma nimetaksin, et seesama, siis ma võin öelda, et see võib olla nagu puhas. Ta ei ole manipuleeritud, ma ei saa ennast petta. Aga kui ma võtan teda nagu pinna pealt vastu, jah, oli palju õnne, tore, läksin, jah, midagi veel, jah, ma nägin, ja ta tõesti küll, et siis kindlasti ei saa seda mõista kui empaat. Ja siinkohal ma lõpetaksin, vabandan, kui see väga keeruline oli, väga segamini, aga enda kaitseks võin öelda, et ka sellise ühe loenguga ei saagi midagi rääkida, sest need on ainult killud kokku panna. Aga hea oli, kui mõni autor jäi silmapiirile, võib-olla mõni mõiste ja hea kui järgmise siis kunsti või raamatu lugemise kogemuse natuke sellest mõelda. Tänan. Plaat. Palju meil aega, kas me jõuame vaadata või... Sa ütlesid paar minutit. Jõuame tegelikult täpselt ajas olen, kui võtta pooleni. Et mul on 2 väikest filmiklippi, mis on väga huvitav näidata, võiks koos vaadata ja nüüd ma tahaks näha, et kuidas teie seda kirjeldate. Aga enne ma saadaks lehe ringi käima, et te oma nimed panete siia. Ma panen nii kaua endal selle plaadi sisse käima. Tõesti lühikeseid, kahjutisi seinale. Päris äge. Aga siis kas me istume sinna kuidagi? Lähemale. Aga äkki läheme, jah. Me peame vaatama. Kahjuks jah, sinna oli tehniline probleem, et ei saanud näidata sina. Sa keerad siis siia poole. Me vaatame 2 lõiku. Jim Jarmus filmis Coffee and Cigarettes. Coffee and Cigarettes. Coffee ja sigaret. Coffee ja sigaret. Ja. Äkki alla vist panema vaatama. Sinna on. Ja, siis räägite teie. See on eksam. Empaatia eksam. Jaa. Tulge ka siis siia poole. Mõtega, kui sellest pietaast rääkida
hästi, et nende vahel on empaatia. Minul on ka hullult kahju sellest soomlasest, see on kuidagi hästi personaalne. Noh, et siis on siin kolme vahel. Sa oled täiesti õigesti mõttest nagu aru saanud, sellepärast et see on igaühe isiklik, vaata kindlasti. Aga no... Kui ma lihtsalt näen ja mõtlen, et see vot, siis on läinud. Jah. No see on nagu üks väga keskne küsimus, et ma võin ju tajuda, mis paadis seda ei. See on nagu lihtsalt selline nagu, kes tahab kiusata või ausalt. Palju sulema kohe? Pane. Full screen. Näed. Some more coffee? I really wish you hadn't done that. I had it the right color, the right temperature. It was just right. Sorry. Sorry about the coffee. Sorry. Does your name happen to be Gloria? No. Because I thought maybe you're not friends with, sorry. So, can I get you something else? A sandwich, something to eat, along with your coffee? It's not a very healthy lunch, just coffee and cigarettes. It's not my lunch, okay? No. Sorry.
peale on loslik. Ütleme, et filmi ajakirja toimetusest öeldakse filmikriitikud, et rääkige selle filmi nagu selle kaadri puhul midagi empaatiast. Kas ta üldse on rääkida midagi? Või ei ole mitte midagi seal? Siis kui nagu vaadata, siis see oli nagu päris huvitav, et nagu sellised montaažed kohad oli niimoodi, et me näeme naisi, me näeme ettekandjad, samas on võetud nagu ülevalt, nagu ma ise jooksin seal kohvi asjadega. Ja samas on nagu selle naistegelane väga niisugune apaatne, selle teise üldse tundub ära segaja ja kõik on nagu vast. Kas siin on midagi sellest kontekstist nagu rääkida? Aga ka mehe ja naise kohe? Ei, ma ei tea, räägid, kas sa said, mis sina aru said? Ei, kui me räägime tundes, siis oli igal juhul, see oli ebamugavust tekitav. See film lõik igal juhul. Kas vaatajale või... No, igal juhul ta oli pinev. Ja, õige. Ühesõnaga, see pinevus tekitas mingis mõttes nagu ebamugavust, et see oli nagu, tänu sellele võib öelda, et see oli põnev, see, mis seal toimus. Et sa tahtsid nagu teada, mis edasi toimus? No, just, jah. Et jah, et kui siit üldse neid empaatia momente välja luua, siis tegelikult peaks õppida seda just nimelt see, kui kaamera võtab ülevalt, vaata, et see kohvitask, kus sa ei näe muud kui ainult seda kohvi joomist, et nagu sa oleks ise selle asemel, eks ole. Aga tegelikult kui vaadata vaataja, siis mina ei leia siit nagu empaatiat, vaid see on lihtsalt nagu filmi tajumine. Siit sa ei oskaks nagu öelda, et siin oleks nüüd minu vaataja poolne empaatia, ammugi mitte nende kahe tegelaskuju vahel, eks ole. Et mina tõlgendaks seda nagu tseeni niimoodi, et kui keegi tahab vastu väita, siis ootan huviga. Et ei ole siis empaatia. Jah. Miks ma seda toon välja? Minule tundus just, kui sa räägid, et see on mingisugune just nimelt, et selle mehe ja naise vahel siis nagu oli selles mõttes, et üks tundis tülgastust ja teine tahtis nagu selles mõttes nagu meeldida. Nende kui ennem klientaal puhul oli ka selle Madonna ja Kristuse vahel empaatia, et siis ma mõtlesin selle peale just seal samas. Okei, väga hea. Ei, ma ei ütlegi, et see ongi, et kui minul ei ole, ma ei saa ju seda nagu väita, et ma nüüd tundsin või ma nägin seal konkreetselt mingid poed. Aga kui teil oli, et oskad seda lahti rääkida niimoodi, siis miks mitte? Ja Piibega ma olen nõus, et vaata, kui ma ütlesin, et nagu Pietaat nagu mitu korda jälgides, alguses üldse ei kõveta. Mingi hetk ma tundsin, et mul oleks nagu hästi tugev side või sild selle teosega. Ja lõpuks, kui sa nagu läbi elanud, siis sa tunned, et tegelikult see teos võiks nagu kõrvalt vaata ja kuskil nagu eemandatud, et sa nagu ei julgegi nagu seda muudata, ta on nagu nii tugev. Ja mulle väga meeldis sinu väide, et sa ütlesid nagu pinedaks nagu teada. Et minul endal, et nagu mina analüüsin oma kogemust, oma vaatajana, küsib vaataja arvamust. Mul oli täpselt selline, et ma olin nagu natuke pinges, ma jään kõrvalt vaata. Ma ei näe nende enda vahelist empaatiat ja mul ei tekita nendega. See oleks teine asi, kui näeks filmi algusest lõpuni. See ei olegi algusest lõpuni. See Jim Jarmusi film Coffee and Cigarettes räägib inimestest, et kõik lähevad hommikul kohvima. Teevad suitsu, jõuvad kohvi, igaühel on erinev hommik. Ja kõik koos on väikestest nagu nendest klippidest, paari nii-öelda. Sellepärast ma seda võtsingi, et me jõua pikka filmi vaadata mingisugust narratiivi, hakata analüüsima, millal midagi toimub. Et see oli väga hea, hopla, väikesed kaadrid, mida nagu mõeldakse, et seal ei ole nagu mis ees oli või mis järgi tuleb. Ja... inimene ongi see, et ta tahab, nagu see tekkis see pinevus, siis ma just täpselt sama eeldasin, et järelikult see on üks pisike osa pikemast loost. Ei, see on väikesed jupid ongi niimoodi. Kellel on see film, võiks täitsa vaadata, väga kihvtit tehtud. Meenub koolis kunstitundides, kui õpetaja andis ajalehe välja lõigi nii pisikese, kleepisime see paberit ja siis pidime kogu selle ülejäänud pildi ise juurde maalima või Siin on tähendab veel sellised klippe, kus konkreetselt... Võin ma veel kommenteerida? Ma saan aru, et siin on mingis mõttes tegu sellise nagu nüüdiskunsti vormiga. Et kas me võime väita, et nagu seda laati vormis ja kas sina väidad,
oma tööd tehes, et seda laadi vormi puhul see nii-öelda selline romantiline empaatia, millest sa räägid mingis mõttes ilmselt sellisest romantismi traditsioonist või romantilisest traditsioonist, et ühesõnaga ei olegi nagu võimalik. Või on see kuidagi muutunud, on see empaatia mõiste kuidagi muutunud? Tähendab, alati, nii kaua on inimene, nii kaua on see empaatia, on see traditsionaalne või on see mingi muutumine asi. Aga vaata, inimene on see, kes tahab ise sekkuda. Ja sellepärast ongi nüüd, et just nimelt vaimufilosoofi, kes otsib ja kombib seda pinda, kas on võimalik empaatiat, mis meie mõistuses toimub, mina kui kogen, minul on see empaatiat, seda võimalik kuidagi erinevalt tõlgendada või aru saada. Ja täiesti reaalselt on välja töötatud mingid masinad, mis pannakse pähe, et umbes vaadatakse, mis ajus nüüd toimub, kui sina nutad, järsku hakkad nutma. Ja mis toimub minu ajus, kui see nutt on näiteks manipuleeritud, sa mängid seda läbi, nagu teatrilavastus on. Nad ei ole, selleni ei ole välja jõutud, mis tähendab, on siin mingisugused närviorganid, mis muutuvad vaatamise jooksul loomulikult, kes nagu teab ajuehitust on. Aga selle põhjal nagu redutseerida, et kas nüüd see empaatia on muutunud, seda ei ole välja toodud. Lihtsalt mulle tundus, et sul oli selles sinu ettekandes oli üks kriteerium ja see oli avatus. Ja. Praeguse filmi lõigu järgi võib öelda, et kumbki nendest tegelastest ei olnud avatud. Ühesõnaga, tegelikult nad ei olnud ka avatud vaatajale. Nad ei olnud ka üksteisel avatud, nad ei olnud selles olukorras avatud. See on nüüd see traditsionaalne arusaam, kuidas nagu käsitleda empaatia probleemi. Et ühesõnaga, selle tõttu ma võin öelda, et minus tekkis pinevus, aga sellist romantilist empaatiat ei tekkinud, kuna need tegelased nagu, ma saan aru, see Kellner avas ennast võib-olla rohkem, tema nagu avaldas mingid, püüdis läheneda selle naisele. Aga see naine selgelt oli niisugusel äraootaval suletud positsioonil tegelikult. Ja seda küll muidugi. Ja vaat ongi, mis on minu jaoks huvitav, kui ma vaatan, et nüüd lõppes see kaad ära. Filmirežissöör lõpetas ära, seda ei ole enam. Aga vaata, sul on ikka see, et sa nüüd tahaks teada. See pinevus on sul sees. Mina vaatajana olen avatud tegelikult. Mina tahaks edasi teada. Viibel oli kohe küsimus see. Ma oleks tahtnud teada, mis ees oleks või alus, et vaataja on avatud. Nemad võivad olla seal suletud. Aga mina tahaks nagu edasi teada tegelikult. Isegi kui need kaks on omavahel nagu suletud. Aga seal, mina tahtsin küsida tehnoloogiate kohta, kui sa ütlesid, et on mingid ajuuuringuid ja tehtud masinatega. Kas sellistesse on uuritud näiteks selle eye-tracking tehnoloogiaga ka vaata, mis uurib seda, mida inimene vaatab? Kuidas ta silmauna liigub vaata? Et mida nagu reklaamide puhul uuritakse? Visuaalsed aju puhul on need hästi palju uuritud, aga jään vastuse võlgu, sest ma ei ole nagu tajuuuringuid üldse nagu vaadanud, läheb liiga laiaks nagu asjadega. Aga ma tean, olen lugenud mingid masinad täpselt samamoodi, nii nagu aju puhul, kuidas sa reageerib, nii silma puhul, ma imestad ka mingi kuulmistega, mingi impulsid, asjad, täiesti võimalik. Sest vaimufilosoofi on läinud väga tehniliseks ja ongi just see, et nagu mina nimetan inimkatseteks, et nüüd aru saada, mida see inimene tunneb. Ma ei saanud päris täpselt aru, võib-olla sa mainisid oma töö või selle oma jutu jooksul, aga mis on tegelikult sinu töö selline uurimisprobleem üldse? Uurimisprobleem on uurida empaatia kogemust fiktiivse subjekti suhtes, täpselt see sama, mis seal pealkirjas oli. Ja siis ma nagu toon välja, mis on empaatia reaalselt isikut ja kuidas seda mõista nagu traditsioonilise mõttes. Ja kas on võimalik fiktiivse subjekti kunstiteoses, filmis, nii edasi. Mina ütlen, jah, on võimalik ja siis ma kirjeldan. Sest fenomenoloogia on just nimelt selle kogemuse kirjeldamine. Nagu sa teed avatuse, ma ütlen, et ainult avatusel on ka see, et kes on avatud, kes on see inimene, millised on tema tunded ja siis toon sinna nagu laiendused mõjuva. Aga just nimelt see, et empaatia fiktiivselt subjekti suhtes. Sellest ma vahepeal tein väikse remargi, et ma natukene sellist Husserli pilditeadust on üks selline fantasy image consciousness and memory, üks paks raamat on olemas, mis räägitab sellises nagu, mis on mälu ja mis on nagu pilditeadus ja esteetiline teadus ja kuidas, mis inimeses toimub selle teaduse kogemuse jooksul näiteks. Et ma päris kunstiteost ei saa fenomenoloogiliselt analüüsida, kui ma ei saa aru, et mis see teadus on ja mis see esteetiline teadus, kuidas me jõuame mingi juurde. Aga selle ma jätsin nagu täna välja, et aga see on ka üks nagu osa. Sest nagu näha oli, et pildid tood, sa hakkad kohe nagu hakkab su teadusest tööda.
et selline osa ka, aga jah, sellised. Aga kuidas suhtuda näiteks kunstisaalides, eks ole, seal pannakse kirju üles üks riik või suunab sind mingile määral, eks juba, nüüd on ju tekstid on ka. Mõtlete see kunstiteoses selgitus? Ja praegu kaasaegses kunstis on ju seda palju. Või nagu tekst kui kunstiteos? No on jah. Tekst kui kunstiteos? No ikka mingi niisugune suunav asi, eks ju, nendele objektidele lisaks. Jah. Et see on siis, kuidas sellesse suhtuda. Kui peaks empaatilise tekkima või selle teksti või võtad teksti, loed enne läbi ja siis asud sinna. Ta aitad tajuda, jah. Jah, ainult tajuda, see siis ei ole see või. Ma kuidas nimetaks, ma ei tea, ma lähen sinna, ma ei mõtle nendele sõnadele, eks ju, empaatia, ma ei mõtle sellele lihtsalt, ma lähen. Aga kunstisaalis ongi kahtaselt inimesi käib, on väga palju erinevaid sorte inimesi. Aga või 2 standardit välja tuua siis, just minu retsenseerimisel arvutasime see sama asja, et kas inimesed loevad teksti või ei loe teksti. Teevadki teid 2 moodi, ühed on need, kes tõlgendavadki ise, tajuvad ise, tunnetavad ise ja teised on need, kes loevad hoolega teksti läbi ja püüavad aru saada sellest, mida kunstnik öelda tahtis. Ja mitte kumbki lähenemine ei ole vale. Aga ei ole ka see lähenemine, kui ma ei loe ja kui mind ei huvita, mis selle teose pealkiri on, et ma lähen ja näen seda, mida ma ise tahan. Aga teostel on ju kõigi nimetused ka, kui sa võtta, eks ole, mine klaasi juurde, esitas ta klaasi. Seal on ju kõik, kas ma nüüd vaatan seda silti või ei vaata. Täiesti subjektiivne, et nagu see on. Ja kas see siis mõjutab mõni vaatab tervet saali, siis hakkab vaatama üksikuid, mõni vaatab üksikud teos, jääb seisma sinna ja mõni vaatab teos, sild, siis hakkab sisse minema. Aga minu arvates see on taju. Aga kui sa nüüd oled. Ja see on siis ikka midagi muud. Ja, et see on kunstiteose tajumine, nägemine. Aga nüüd, kui sul on nagu midagi sellest teosest, mis sind kõnetab, vaata, sa jääd juurde ja hakkad süvenema tõesti nagu kutsub vaatama ja mingid tunded. Seda on ikka arvem, taju on rohkem. Ei tea, minul oli selline juhus, et mul oli näitus lahti Tallinna Sobusega galeriis. Keegi läks mööda, sisse ei jõudnud tulla või oli juba galerii kinni, on ju. Aga ta uuris välja, kes ma olen. Ta ei saanud nagu üldse aru, millega on tegemist, ütles, et ma nägin seal ühte teost ja uuris välja mu telefoninumbri ja siis sellest sai selle alguses see, et minu pildiseeria avaldati fotoajakirjas. Ta nägi, et seal on midagi, mida mul võib-olla oleks vaja. Ja nägi päris palju vaeva, et nüüd üles. Ma tahtsin veel küsida, et see fiktiivne tunne fiktiivse isiku suhtes ja tunne nüüd selle reaalse isiku suhtes, kas seal on siis mingi erinevus? Aga mind ikka huvitab see sinu väide tegelikult, et kas sa väidad, et seal on mingisugune erinevus või on see tegelikult nagu sama, see mehhanism on nagu see sama? Mina väidan, et täpselt sama mehhanism on. Sellepärast, et nii kui ma näen seda teist isikut, ma täpselt samamoodi, ma näen, ma loon, ma näen, et niisamuti ma võin fiktiivseid isikuid luua. Keegi ei keela mul näiteks, kui mul on näiteks minu enda struktuur on selline, et mulle meeldivad mingisugused koletised. Et koletised kuskil mingis laste animatsioonis, et mul ei ole näiteks empaatia. Võib palju tugevam empaatia olla kui näiteks tavaisiku suhtes. Aga ma ei ütle, et see oleks nagu mingisugune mingi printsipaalne erinevus, ma ikkagi tajun, või tähendab, mul on ikkagi empaatia kogemus, täpselt samamoodi nagu teisi isikud. Saite aru? No lapsed nagu tihti me näeme, et sina võid nagu mõelda küll, mis asja mingisugune monster animal, see mis mütsid on, nad elavad selles maailmas, seda tunnedki vahest seal filme vaadates, et ta on justkui nagu seesama nagu tegelane. Ja siis nagu küsite ma käest, et kas tal siis näiteks tavalise nagu lihtsa inimese vastu ei ole empaatia. Võib samamoodi olla empaatia. Kui näiteks on tõesti näiteks tal, ütleme, sõber kaotab, ma ei tea, mingisuguse, sõber kaotab venna mingis õnnetuses, läheb ettevõnne, siis ma ei saa öelda, et ta oleks nagu, et tal ei oleks näiteks empaatia nüüd selle sõbra kaotuse vastu. No on samamoodi, ta võib olla selle koletise vastu filmis ja ta võib sõbra vastu olla.
et ma ei tahaks nagu eristama, et see mehhanism, kuidas me nagu analüüsime, on täpselt sama, aga kõik jääb sinu enda tunnete piirima, kuidas, mis sul nagu avaldab. Aga näiteks selline žanr nagu natüürmort või nagu maastikumaal, et kuidas töötavad nagu seal need mehhanismid? Kas sul subjekt on siin? Kas sa näed selle isikut, kes on sarnane? No oletame, et seal ei ole ühtegi isikut, me ei näe seal ühtegi isikut, on lihtsalt... Aga siis sa tajud, kui maastikumaali, mis sulle meeldib. See on sinu esteetiline kogemus. Sa ei saa majaga empaatia olla. Kui sa oskad mulle ära selgitada, et näiteks seal on natüürmart, mingisugune maastikasi ja sul on empaatia seal mingisuguse objektiga, siis ma väga olen oodatud, kuidas sa selle nagu lahti kirjeldad, millest see empaatia on. Tohutult ilusad, tohutult täpselt realistlikult maalitud natüürmorti, kus on suur arbuus või mahlane arbuus ja mul tuleb ilmselt. Need on tajus. Et sa tajud ise ennast. Tajun ja mul tekib imu. Ja. Aga sa ei saa öelda, et selle arbuusil oleks mingi tunne. Samastan ennast arbuusil. Aga kas sa asetad ennast nagu fiktiivse tegelasena sinna pilti? Mismoodi üldse natüürmort siis nagu mehhanismina töötab tegelikult? Tähendab, sa teataval määral tõesti, sa ütled, et nagu ma ütlesin, et mina siin pean kuidagi saama nüüd see teine, kes seal on, ta on fiktiivne subjekt, miks ma ütlen sarnane mulle, tal on ihu arbuusil, mina ütlen, et tal on selline nagu viljaihu, ta ei ole sarnane mulle. Et sa ei saa temaga empaatiat omada, sest tal ei ole tunded, aga fiktiivsel isikul mina näen, et seal on kujutatud kellegi kujutis, isegi ma olen vaielnud mõnega, et no abstraktne ja mingid tunded tekivad mingi, et tal on mingisugune ilme või mingi asi, mida mina näen seal. Siis on võimalik empaatia, aga näiteks toolialaga, mulle nii meeldib see jalg ja ta on tõesti nagu, ma ütlen midagi on, aga ma ütlen, et aga ma ei näe seal seda ihu, ma ei näe seda elavat ja tal ei ole seal tundeid, need on ainult minus. Et kuidas ma saan neid nagu mingi asju nagu võtta, et see ei ole kehtiv lihtsalt. Seal peab olema mingisugune antus seal teine, kellega mul on empaatia. Ma mõtlesin praegu seda, et selle fiktiivne mina seal pildil tundmas seda, et oi kui isoratav arbuus, ma nagu olen fiktiivselt. Mina olen just kui seal pildil fiktiivselt seda nagu just nüüd kohe söömas. Ma jään vastuse võlgu, ma ütlen, et mina ei suuda arbuusiks kehastuda. Võib-olla mingi fantuuri. Sa kehastad ennast pilti sisse fiktiivse tegelasena. Niimoodi, et minu fantaasiad, mina olen seal juures ja siis mina olen seal juures. Nüüd ma saan aru, kuidas see töötab ikkagi, see natüürmord, mis on nagu natüürmordi fenomen? Vaata, ma ei tea, kas ma saan täpselt aru, näiteks mina olen siin, no kui ma kujutan, näiteks mina olen seal saali nurgast praegu. Minu fantaasia loob, ma tean, milline ma välja näen, ma olen seal saali nurgas. Ja vaatad ennast ja vaatan nagu enda peegelpilti, mul tekib empaatia ja siis on võimalik. See fiktiivne mina seal ja mina reaalne siin. Ma kujutan ennast seal, ma ei tea, laulmas või ülirõõmsalt on ja ma nagu tunnen, et minul on, tähendab seda nimetatakse küll vaimuhaiguseks, eks ole, väga tihti on ja. Et ma näen ennast seal nurgas, kes on ülirõõmus ja ma haaran selle järele, ma nagu elan enda fiktiivsuse rõõmu läbi. Sest see ei ole üldse naljakas, täiesti on Münchenis on niisugused vaimuhaiged uuritud, sellepärast, et nad kujutavad ennast fiktiivsena teose sisse, keda nad empaatiliselt läbi elavad ja siis tavaliselt on nad hästi palju nagu hullud kunstnikud, nad ise joonistavad ennast sinna mingi hulluna ja nendel on mingi empaatiline täiesti ring. Aga miks see hullus on? Kas see mitte ei olegi kunsti ikkagi läbitunnetamise üks mehhanisme? Et ma kujutan ennast... Et ma kujutangi ennast sinna selle asja sisse. Ei julge vaielda niisuguse kunstipeensustega. Sest minu meelest sa küsisid näiteks muusika kohta. Mina ütlen, et ainult niimoodi on võimalik muusikat üldse nagu, kui me räägime empaatiast muusikas, siis tegelikult ilma selleta, et ma ennast sinna selle muusika sisse nagu ei kujuta, ei ole võimalik empaatilist kogemust saada, sest muusika on ju puhas abstraktsioon. Seal me ühtegi isikut nii-öelda ju ei leia. Aga sellest on neuroloogis räägitakse, et muusikast empaatiat ei ole olemas. Sest ma ei saa nagu, tähendab... No jah, siin on see mõiste küsimus, mis on empaatia? Ma ei saa nagu, tähendab, ma võin ennast kujutada, ma kuulan muusikat, kujutan siin ette, aga kellena ma siis seal kujutan, kuidas ma seal muusikas elan või kes see on see subjekt seal muusikas? Ma võin öelda empaatiat orkestrimängijat, et neil peab olema, nad peavad üksteisest kõik aru saama, nad elavad empaatilises maailmas. Dirigent juhid, nad on kõik üksteisest, sa pead kuulma, mida teine mängib ja sa näed, teine on seal kõrval ja sa ei ole mingisugune õhus mingi abstraktsioon. Aga kui mina nüüd võtan nagu mina nagu vaataja positsioonil,
või näiteks kunstnik või tähendab helilooja, ma loon nagu kunstiteose, vaata, aga kus kohas on see subjekt, ma ei näe subjekti seal lihtsalt. Ja siis ma ütlen, et muusikas seda empaatiat ei ole võimalik käsitleda. Kui on, siis ma olen väga oodatud, kes räägib mul selle lahti. Aga kui selle koha pealt võtta, eks ikka rääksime tajust, et taju on selline, et tajub ta ära ja läheb edasi. Kui empaatiat käsitleda nende parameetrite järgi, et empaatia liigutab sinu sees miskit, eks ju. Noh, siis kuidas see jutt on võimalik, ma leian, et siis sa nagu, ühesõnaga, mulle tundub, et see empaatia mõiste praegu on nagu minu jaoks nagu kõige segasem antud juhul isegi. Et millest me tegelikult räägime nüüd, et kui me räägime nagu tunnetest, noh niimoodi ütleme praegu, sinu definitsiooni järgi ütleme, ei ole empaatiat üheski sellises asjas, kus ei ole nagu teist inimest. Sest inimene ei ole võimalik, ta ei saa ikkagi läbi elada ju koera, kehastuda koeraks või ma ei tea, kilpkonnaks või toolijalaks, vaid ta ühesõnaga ikkagi on võimeline, kui üldse, siis nagu sinu praegu definitsiooni järgi võiks olla teine inimene see, kelleks ta suudab kehastada. Teine inimene, ma ütlen, et ta on fiktiivsus jagur on tegelikult 8. Kas on teine inimene näiteks, näitleja, tantsija, laulja? Nii, ma näen seal teist isikut, kes on kehastunud fiktiivne subjekt. Tähendab, ta ei ole ise, ta kehastab midagi. Näitleja on, no ma ei tea, Hamlet või keegi, ma ei tea, Veiko, mis seal on Taavi Elmo, kes iganes on. Ta on fiktiivne subjekt ja minu vaataja tekib see empaatia selle fiktiivse tegevusega. Nii, teine fiktiivne subjekt on nüüd see kujutuslik ehk fantaasia, ma nimetan fantaasijuks, portree maalis olev isik. Ta ei ole reaalne isik. Ma ei saa ju katsuda maalis, vaid ma näen tema nagu kujutust. Skulptuuris samamoodi, et seal on kellegi peakoorti, ma ei tea, see naise pea, ma näen naist seal, noh. Ma ei näe seal kivitükki, ma ei lähe mööda, ma näen, seal on kujutatud keegi isik ja ta on kujutatud sellisel viisil, et ta kannab tundeid. Aga ta ei ole nagu reaalne isik. Mul lihtsalt hakkas praegu aju tööle, et ühesõnaga näiteks kujuta nüüd ette olukorda, kui näitleja kehastab ennast laval koeraks. No. Kelle või mille suhtes tekib sul empaatia? Minul või? Jah. Vaat, väga hea moment jällegi. Et kui ta on nagu koeraks ja ta on see fiktiivne koer, keda tegelikult kehastab näitleja, siis mul on ikkagi selle fiktiivse koera suhtes empaatia, mitte näitleja. Ta on kehastanud see, keda sina läbi elad, tema on see näidendis, see nagu see subjekt. Isegi kui ta siis on koer, aga ma tean, et ta ei ole reaalne koer, ta on kehastunud, see nimetab fiktiivne koer. Kui ta on koerafilm ja seal ongi näitleja, ongi reaalne koer, mismoodi see mehhanism siis töötab? No, selle fenomenoloogia teooria järgi ütleks, et siis mul ei saa olla komissar Rexiga seda empaatiat näiteks. Vaid sellepärast, et ta on reaalne nagu animal loom, et mul ei saa loomaga empaatiat. Komissar Rex ei ole võib-olla hea näide, sest seal võib-olla seda ei ehitatagi seda empaatiat, aga näiteks vaata, on need hobuse filmid ja kunagi, kui te mäletate see mingisugune lassi, kes tuli koju, eks on ja edasi ja kõik nutsid lahinal, eks oli, sest kõik samastusid tegelikult selle koeraga. Et ma küsin, et mis mehhanism nagu seal töötab? No, mina ütlen, et nii kaua seal ei ole empaatiat loomaga. Sa võid tuua küll, et näed ilusa, sa võid tunda mingit nagu headust või mingisugune, et ma tahaks olla, et ma nimetan, see ongi minu empaatiline tunne. Aga sa ei saa loomaga võtta, sest see ei ole nagu, sa ei näe isikut seal, sa näed looma seal. Aga mis seal siis on ikkagi? Sest näiteks selle sama lassi, kui te mäletate seda omaaegse filmi, mis selles lassis, mis on nagu see fenomen nüüd seal? Ma oskus nüüd täpselt öelda, tähendab, ta on loom, ta ei ole sama substants, ta ei ole inimesel. Sa võid teda nagu, ta võib tunduda sulle nii armas ja nii nagu tore ja kõik, aga kuidas sa elad näiteks neid koeratunded, kas sa kujutada need koera asemel või? Mina ei kujuta seda. Ma näen, et ta on armas ja tore ja kõik, aga ma ei saa olla see koer seal, sellepärast, et alati peab midagi olema minust seal teises ja teises peab olema midagi minust. Aga miks need inimesed selle filmiga kaasa nutsid? Ma väidan, et seal oli empaatia ja nad tegelikult samastusid selle koeraga. Et mulle tundub, see jutt on sul natukene selline teoreetiline praegu. Võimalik, ilma seda, et ta teoreetiline on täiesti tunnistada. Selles mõttes teoreetiline praegu, et ta on natukene nagu
noh, kuidas öelda, sul käib nagu natuke teooria praegu sellele praktikale nagu järel. Aga jällegi küsin vastu, kas kõiki praktikaid on võimalik lahti seletada? Ma lugesin raamatut Empaatiline ahv. Inimesed loomaaias ahvidega koos kõik, no šimpansid ja kui niimoodi erinevad. Ja mida rohkem ma loen, ma lihtsalt ei saa aru, mida tahetakse öelda. Mis asi on see mehhanism ja see samastusprintsiip, mida ära rääkida? Kas seal on empaatia või mitte? Samamoodi selle lassikoera või hobuse või papa või. Aga kas äkki ei ole selline klišee, et ühesõnaga anname loomale ühesõnaga inimlikud omadused ja siis me tunneme temaga empaatiat. Sest tegelikult ega see koer ju pandi seda näitlema ja meile näidati, et see võis olla samasti väike laps või mingisugune kas meeste või naiste rahvas, kes otsis kodu. See on filmifiktsiooni manipulatsioon. Mulle meenub üks hästi kihvt kunstiprojekt, mis tehti Austrias mõni aasta tagasi. See oli videoprojekt, mis sai Grand Prix'le seal. Ja tegemist oli sellega, et tehti selline perfoks, kus inimesed pandi puuri ja ahvid pandi neid jälgima. Ja siis arvati, et huvitav, mida nad tunnevad, kas nad hakkavad inimesi narrima. Ahvid mitme nädala jooksul nagu jälgisid neid puuris olevaid inimesi. Minul tekkis selle juures hoopis mitte see, et oi kui huvitav ümber pöördus. See oli päris lahedalt üles. Aga hakkasid nad narrima seda? Tegelikult eriti mitte, neid ei huvitanud kogu see asi. Et minul tekkis küsimus, milleks sellest üldse vaja on. Miks me peame, ma saan kõik aru, kui me oleme inimesed, me olemegi nagu inimese kesksed, eks ju, see on tõesti tüüpiline ja see nii peabki olema. Aga et mida selle kunstiteose ainus väärtus oli tegelikult see, et see oli lahe viga. Aga tegelikkuses ma ei usu, et nad hakkasid nendest ahvidest paremini arutada. No ütleme, teaduslik tõestus võib-olla lihtsalt sellele, et loom ei tunne häbi näiteks. Tegelikult loom ei tunne häbi, loom ei tunde ebamugavust, aga tal ei ole häbitunnet. No, ütleme see, mida seal püüti ilmselt nüüd, et kas loom hakkab tundma nagu seda inimeste häbi, kui ta kuidagi läbi elab. Aga ka loomal on ükskõik, kui see ei ole temaga kuidagi seotud, tal on täitsa kamase. Kas sul on sellest oma tööst ka mingisugune nagu tekstiline osa on olemas? See oleks tegelikult huvitav nagu lugeda lihtsalt täitsa enne. Päriselt, ja ma oleks väga tore, kui keegi oleks mul isegi eesti keeles olemas. Mul on nüüd nii, et on üks teadusartikkel, mis peaks seal kunsti teaduslikud uurimused on järgmine aasta. See on sama teema. Aga ma siis võtsin Maarit Murka ühe kunstiteose analüüsid, kus ta on teinud fotorealistliku maali Jeanne d'Arci kannatustest. Ta on kaader nagu, ma ei tea, kas te teate, läbi maali. Ja siis, no ta oli nagu Tallinnas näitus, seal on nagu mingi pikk story, aga ma ei hakanud nagu seda story't umbes mingi inimalandus ja juuste riitusessedega. Vaid mind huvitas see teod ja just nimelt see, et see kujutatud kannatusvalu ja mis, kõik sinna juurde see sama, fiktiivsus, Jeanne d'Arc või on see keegi hoopis teine, kolmas isik ja kuidas siis sinna pildi kõige sügavamasse intiimsusesse nagu sukelduda, mida saab kaasa tuua. Selle artikli lähti ma võin praegu täiesti saata näiteks, sest see on läbi toimetatud peatükina või päris doktoritööd ma veel ei saada, ma olen seal keelelist tööd kõvasti peale, ma ootan professorid välismaalt tagasi. Aga selles suhtes, et hea meelega võiks ka seda jagada näiteks aasta lõpupoole ja miks mitte arutleda. Ja ma tean, et täiesti, et kõik need looma ja aju ja kõik need küsimused, ma olen välismaal päris mitmed ettekanded teinud. Muidugi ongi niimoodi, et seal mitte küll nii laialt või nüüd toopikas ihufenomeni või sama avatuse või teise, see subjektis küsimus, alati põrkad just nimelt konkreetsete näidetajate põhjal nagu selle oponendiga vastu. Ja siis mulle nii meeldib, et tundub, et see ongi ikkagi see teema, mis vajab natukene võib-olla lahti kirjeldamist. Ja just nimelt, isegi kui mina olen traditsionaalne ja kasutan kindlad meetodid,